seal ikka hakkab pihta, punn läheb pealt ja... No nii, kolmas päev läheb. Ei, tegelikult on kolmas pühapäevaga koos. Täna on teisipäev ju. Siis on kolmas päev. Ärge aega sassi mul. Teine päev kalapüüki lihtsalt. Aga nüüd meil on siuke 5 kilomeetrit matkamist. Jah, kahlakaid selga ei pannud, kõik võtame selga kaasa. Tuleb päris karm võib-olla. Mägedesse, ülesse mägedesse. Karm võib-olla kindlasti. Võib-olla kindlasti. Enda jaoks raskelt asi lahendatud. On või? Saad ju füüsik, ma näen. Ei, praegu on nagu okei. Pendel. Praegu on okei. No sul on jäetud see lahtiselt ja siis ta ripub alla taha välja. Las ta ripub, asjad peavadki rippuma. Ei, Märju asjad peavad seisma. Niimoodi me nüüd lähme ja kõigil on kotid. Jimil on kahlakad õlgade peal. Let's go! Veel jahedamaks. Ma arvan, et see on hea, et läheb jahedamaks. Praegu nidekas. Hea, et päikest väljas ei ole. Vaata, seal on ka mingi, mis asi see on? Sealt me tulime või? Kaare, mida? Nii, me oleme matkanud umbes 2 kilomeetrit. Ei ole 1,36. Jimmil on juba tugeva mehe probleemid. Ei ole probleeme, vaid palav on. Reielihas on nii suur, et üks reielihas käib vastu teist ja õõrdumisel tekib soojus ja Tundub, et mis see kreem oli? sudokreem läheb õhtul peale. Õhtul on Järjekord sudokreemile. Kaarel ja Maicel noorte isadena teavad väga hästi, kui hea ja mis on üldse sudokreem on kaasas. Mina ettenägelikult panin ka jalgade vahele puudrit. Tundub, et mul on head need retuusid. Sportlane. Ahah, Jimmy on valmis. Lähme edasi. Jah. Ikka valmis. Nii, jõudsime siis esimese järve äärde kohale. Väike kämping. Ma arvan, vaata nagu contenti jutu mõttes tegema, sest tavaliselt kala väga ei saa. Jah. Väike aine. Nii. Ikka see vestin toimib, noh. Ai, tuli otsast ära. No nii, esimeses järvekeses püütud. Liigume teisele järvele. Oli actionit küll, aga Maicel vist isegi sai. Maicel vahepeal GoPro ei töötanud igatahes. Aga Maicel võib-olla sai siuke piiri peal jõeka. Mul oli ka mõned võtud ära minekud. Aga toimus küll, kala käis pinnas. Aga nüüd lähme ülesse mäkke matkamine. Järgmise järve juurde. Tervist, Perves! Tervist! Kuda on? Hästi. Hästi hea. Kaugel see veerpaal vees läheb? Jõuan järgida. Vaata, keegi võib prügi siia jätta. Vaata, seal on mingi äge roheline auk keset järve. On jah. Väik. Subscribe ja share või? See noormees otsustas, et tema jätab 2-kilomeetriseks matkaks Kahlakad selga. Erja, miks sa näost nii punane oled? Ma pean hakkama trenni tegema. Nii. Mul on pulss nii laes. See oli praegu eneseleidmise koht. On küll, jah.
fucking paks olen, rõve on olla. Mina ei ole paks, mina olen tugev. Oled küll, Jimmy, hakkame alla võtma. Mina olen tugev ja sina oled paks lepi sellega. Lõpeta ära. Kuule, äkki võtame peale hoopis. Nüüd ma ei tea, kas midagi peale jääb, aga oleme siis matkanud eelmisest kohast nüüd 2 kilomeetrit. Ronisime päris palju kõrgemale, oleme ilusti siin mägede vahel ja jõudsime järgmise järvekeseni. Jimmy ja Erjo lähevad seal. Me Kaarliga läheme siis siit poolt. Päris tore matka. Kellel tore, kellel ellu jäämine. Jah. Aga paneme kohe uuesti kahlakad selga, saapad jalga ja proovime siit poolt uuesti, siit järvest uuesti. Oleme nüüd omajagu matkanud ja oleme jälle uue järve ääres. Kaarel on seal, nii viskab kohe siia. Ops! Michael läheb seal asjade järgi. Ja Jimmy püüab siin samas. Ütleme nii, et päris raske matka on olnud. Füüsiline vorm ei ole ikka see, mis võiks olla. Aga siin on lähedal veel mitu väikest järvekest. Aga kohe hakkame lõunat tegema. Kõhud on tühjad. Tacticalid ja Meki foodpackid on kaasas. Nii, kohe saab lõunat. Primus, vesi ja Tactical foodpack. Saurik väljub täna Viljandis. See järveke meile ennast ei avanud. Oli jalad koos. Jalad koos, jah. Kohe. Huvitav, kas seda saab nagu? Head isu. Mustlaslaager. Nii on, jah. Kohe saab süüa. Jimmy, räägi mõni anekdoot moraali hoidmiseks. 4 eestlast tulid Rootsi kalale. Mõtlesin, et ronivad mäe otsa ja... Siin on palju kala. Siin on palju kala. Jah, siin on palju kala, on kogu anekdoot. Tulge kõik Rootsi, siin on hästi vahva. Ei no, isa on seal pikali vaata taga teil. Ei no, Kaarel. Seal või? Siis õhtul jälle 15 pilts enne õhtusööki tõmbame. Ja. Ega te ei oska öelda, kus lähim pood on? Toidupood. Koop jääb sinna poole. Sinna poole? Sinna poole. Ahah, mitte seal pool. Lõunapausi ära, kõhud on kõigil täis. Ja siin on kuidagi vaikne olnud nüüd, et esimene järveke enne lõunat oli täielik 0. Tegime lõuna ära, tulime järgmisele järvele. Ja jälle vaikus. Et kuidagi kahtlane on see värk. Kuidagi kahtlane. Siin võiks hakata toimuma. Jaa. Proovi sinna poole. Jaa. Siia lihtsalt otse. No nii, nüüd liigume ühtemööda väikest mägi ojakest järgmise järveni. Oleme nüüd 2 järve järjest nullitanud. Et päris huvitav. Millegipärast on see võtt ära kadunud ja kala ei ole ennast üldse näidanud. Aga jah, läheme siis uue järve juurde ja kopter lennutab kalamehi siin edasi-tagasi kogu aeg. Nii, aga leidsime siis uue järve. Leidsime. Mina leidsin. Kuidas paaridega teeme? Hakkan püüdma. Nii, elu on ikka seiklus, tead. Kuskilt mööda mäge. Vaata
selja taha, näite filmi üles. Nojah, sealt tuleme. Otsisime pikalt, kust saaks enam-vähem. Ui! Mis oli? Puud kinni, see kukkusid peale. Nii. Korralik. Aga matkame edasi. Ei ole lihtne värk. No nii, nüüd tulime ühe jõe peale siis, kus siis, mis ühendab siis kahte järve jälle. Ma ei ole nii puhast vett veel küll mitte kunagi näinud. Ebareaalne. Mega selge vesi. Jõgi on päris äge. Mööda jõge siis liigume suuremasse järve, mis on ikka väga-väga suur. No vaadake vaid seda, noh. Imeline. Ainult kala on puudu, just. Aga muidu väga super. Nii, jõudsime siis mööda nii-öelda jõe kallast teise järveni. Korralikult suur järv. Võiks ju jopata nüüd, sest et eile korralikult suure järve peal oligi siis see ilus Kaarli mõõdukala. Aga ega midagi, kui hakkame piitsutama ja proovima. Video käima ja nüüd saame kala duubel mõlemad. Nõus või? Mis see oli? Need tüübid käivad nagu lihtsalt. Mida nad viskasid? Viskasid kuskil midagi või? Jah, jõhke see oli. Väärsatus. Sa teed nalja? Sa teed nalja? Suur 1,5–2 kilomeetri. Ah, mine vees. Päris. Tegelt. Siia samm 3 meetri kaugusele. Mis asja? Mida asja? Oi kurja. Maicel. Kaarel, mul tuli täiesti kaldasse 2 meetrit minust kaugusele, 2 meetri kaugusele minust tuli 1,5–2 kilone paalja järele. Tumepunased uimed. Okei. Vähe. Ära ei võtnud, jälitas ülipikalt. No okei. Me jõudsime selle teise sopi lõppu, nüüd hakkame siit püüdma, et me vahetult ei püüda. Aga okei, kuule, aga siis loobime siin. Davai. Tšau. Tšau. Nii, teised poisid on seal taga. Me Maikliga lähme liigume neile järgi. Me jäime päris kauaks nüüd ühte kohta, kuna nägime kena paaljat. Maikel nägi. Ja kuidas sa siis saad kohe ära minna sealt? Tegime oma, ma ei tea, 300 viset vähemalt, sest väga palju, jah. Tegime just väikese kohvipausi. Jimmy, kuidas olukord on? Olukord on sitt, aga sitt on tuleviku väetis. Täpselt nii. Aitäh, Maicel, väga hea kohvi oli. Suurepärane, jah. See isegi, et oli hea. Me oleme 3 jäänud. Üks mees jäi karudele söödaks. Kaarel. Jääkarudele. Ei, tegelikult Kaarel on spordipoiss ja Kaarel juba on kuskil kaugemal veits. Kaarel rahutu hing. Rahutu hing, rahutud jalad on tal. Panna vaja tal. Aga me hakkame ka kohe liikuma ja siis me ei muretse kellaaja pärast, sest siin ei lähe pimedaks. Söögid on kaasas.
söögid on kaasas, kõik on olemas. Aga reaalselt jah, siin on polaaröö, pimedaks siin ei lähegi. No nii, oleme jõudnud ühe jõe peale nüüd ja siin on juba tegelikult päris mitu võttu olnud. Aga otsaiekala. Aga no midagi suurt ei ole võtnud. Liigume edasi. Täna on ikkagi korralik päev juba olnud, et keha on täiesti läbi omadega tegelikult. Aga homme mõtlesime, et teeme lihtsama päeva, ja lähme käime korra Arjeploogist jälle läbi kalapoest ja siis toidupoest ja vot nii. Aga püüame edasi. Ei ole. Ta on küljega. Täitsa isegi tänase päeva kohta võib öelda, et väga suur. Aga hästi küljega niimoodi. Kuule, läks ära. Aga noh, ei olnud. Suur olnud, ma oleks juba olnud kahvaga veeks. Ja. 30. No mul ka jälle käis. Või seal on... Või on jälle malts taga. Küünlaid ja möllu. Jaa, jõhkralt. Ei olnud ikkagi, võtt oli. Vau, vägev. Vägev. Täitsa äge. Hästi madal siin. Aga ei vinge, noh. Jimil on vähe korralikum kala otsas. Oho. Pros kindlasti näha ei ole, aga siin on reaalselt ees on 20 põhjavõtka. Kõik vaatavad, uurivad, mis värk on ja seal taga ja... Kaarel ei oska jälle erutust varjata. Aga üks reisi eesmärk on täidetud. Nüüd on midagi suuremat otsas. Päris hästi võitleb.